Ping, 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 ping. Okei. Meil on esmaspäev, järjekordne lemmikpäev kõigil, ma loodan, siiralt. Meie järjekordne Kafkast, meie uudishimusaade, kes ei tea veel, see on siis sellest, et me kutsume erinevate alade spetsialiste kohale ja kui sa oled mingi ala spetsialist, siis meil on sulle küsimusi. Ja meil on täna külas Tarmo ja Maarit. Otse Soomest. Otse Soomest lahendaga ja Soome tinniga. Nii, aga alustaks siis sellega, et teil on päris ilus lugu enne seda, kui te hakkasite üldse toodetega tegelema. Et ma tean, et sa ei ole vist alkoholi valdkonnas väga töötanud enne seda. Maarit ka ei ole. Maarit ka ei ole. Aga rääkige meile. Kuidas siis see juhtus? Kuidas me jooma hakkasime? Kuidas need tooted jõudsid neile laua peale täna? Tähendab, mitte jooma, vaid degusteerima. Professionaalid ikkagi. Jah, degusteerima. Nii. Kus see kõik algas? 2016 jaanuarist? Ja Maaritist muidugi? No nagu ikka, meie peres. Iga loo alguses on ju naine, on ju? Sinu ja nii edasi on ju? Ja, no ühesõnaga meie pere loo alguses oli naine, mina, mitte teine naine. Ühesõnaga, meie külast, siis Saaremaalt, Lahedaguse külast, kus me elame, sai lugu alguse siis sedapsi, et meil on seal kohaliku mõisa vanad viinaköögi varemed. Mõisat on kunagi pidanud Bellingshausenite perekond ja mõisast pole järgi midagi. Viinaköögist on järgi selline väike küngas, mis on rohtu kasvanud ja kadakad kasvavad seal peal ja siis ma seiklen tihti külas. Otsin uusi elamusi ja uusi väljakutseid ja siis ühel sellisel käigul otsustasite maja osta? Otsustasin, maja oli olemas, aga otsustasin destilleerimisvabriku asutada. Viinakööki siis, jah. Mitte viinakööki, vaid seal sündis idee. Ma ei tahtnud sinna sellesse samasse kohta seda, küll aga et ta oleks selle külaga seotud, sest kunagi on seal külas ju olnud, eks ole, see viinaköök. Ja on ka kusjuures olnud kõrts natuke maad sellest viinaköögist, millest ka midagi ei ole järgi. Ühesõnaga, tuli jälle uuesti nagu ausse tõsta. Ja siis ma läksin koju ja siis ma ütlesin Tarmole, et me hakkame destilleerima. Selleks ajaks olite juba väga kogenud destilleerijad mõlemad, on ju? Maarit arvab, et ta ei olnud ühtegi džinni selleks ajaks veel maitsnud. Jah, ma ilmselt arvan nii, et see ilmselt, jah, ma ei olnud proovinud ühtegi džinni elus 4 aastat tagasi. Ja 2016 jaanuar ja Tarmo ütles selle peale muidugi, et jah, kallis, palun, anna minna. Teeme. See on õige vastus tavaliselt. 15-16 aastat abielus selleks hetkeks, et loomulikult see on õige vastus. Ma olen alles 8, aga ikka tunnen, et see on õige vastus. Siis kui on 15, siis tuleb naine ja ütleb, et hakkame destilleerima. Ja siis oled mingi, kus on meie pada, on ju. Millega te olete enne seda tegelenud? Ma tean, teie mõlema valdkonnad olid suht erinevad sellest, mida te praegu teete. Ja, mina õppisin Helsingi kunstiülikoolis, siis algusest lõpuni bakad ja magiistrid ja nii edasi. Olen kunstiteaduste magister moekunstis ja tekstiilis. Siis ma jõudsin natuke aega õpetada lapsi. Lapsed on toredad, destilleerimine on ka tore. Kahte asja ei tasu segamini. Või ütleme niimoodi, et laste juures nagu destilleerimisse jõudmine on ka tegelikult omamoodi nagu täitsa loogiline samm. Et nii närvis olid või? No, seda öelda. Jah, närvidele see mõjub lastega töö muidugi, loomulikult. Ja abikaasnärvidele ka on ja nagu sa olen. Ma tean. Just. Ja minu taust on ajakirjanduses, et ma olen 20+ aastat teinud tööd Eesti ajakirjanduses ja maailma ajakirjanduses ja endiselt otsapidi Reutersiga seotud. Kas sul oli mingi suund ka olemas? Tehnoloogia. Okei. Hästi palju nagu tehnoloogia ajakirjandust. Aga mitte destilleerimise tehnoloogia? No mis tol ajal olid? Uued Ericssonid ja Nokia 3310. Täpselt. Kõik need asjad on ju. Ja teine asi see, et jah, destilleerimine ja tehnoloogia.
ei, aga ma tahtsin öelda seda, et ajakirjandus ja alkohol on muidugi nagu alati koos käinud. Minu arust alkohol käib suht iga valdkonnada hästi kokku. Käib, no ma ei tea, lastega. No jah. Okei, igal juhul. No just, et noh. Te otsustasite Helsingist Saarele kolida? Kõigepealt kolisime Tallinnasse 10 aastat tagasi ja siis kolisime 4-5 aastat tagasi Saarele. See on see moodne sõna downshifting, on ju? Mitte downshifting või south shifting. Jah, muidugi. South shifting. Ja, et nagu karjääri asemel sa lähed kuskile külla ja otsid ennast ja siis... Ja veed uue karjääri. No muidugi. Ja teised saab selle karjääriga kaasa võtta, et kaugtööd on Saarel täna üha rohkem. No internet on kiire ja... Siis kui ta on... Mingi sügisese tuulaga vahest ei ole. Vahest ei ole elektrit ja eelmise aasta alguses oli nii, et 11. esimesest päevast 4 päeval ei olnud elektrit Vahetagusel. Ka tore. Mis sa siis teed? Mis sa teed? Kütad ahju. Paned potikese ahju peale. Okei. Ja otsus tuli džinni teha? No destilleerimise otsus tuli pao, aga džinni tegemine tuli tegelikult nagu natuke mõeldes asja üle, kohalikud taimed ja kohalikud maitsed, see oli nagu absoluutselt selge. Maitsed on üleüldse nagu ja taimed on minu teema, nendest ma ei saa üle ega ümber. Ja siis, kui ma vaatasin natuke, et mis siis võtta on, millest teha, kadakad ju, eks ole, igal pool, et rohkem polegi vaja, lähed koduaeda, võtad sealt mõned marjad, paned potti, proovid, vaatad, mis välja tuleb džinn. Noh, mitte päris nii, aga... Ma juba mõtlesin, et hakkame vaikselt kaifis potte panema. Minu meelest Lähed korjad siin nerevetikuid. No, jah. Kõik need asjad, mis meil siin kasvavad igal pool. Need igaks esmaspäevaks natuke väsinud palmilehed ja vetikad ja nii edasi. Ja teine variant on muidugi see, et Kaif Saarele kolida on ju, see on veel lihtsam. Seda küll eelmine suvi üritasid. Tead, meil on... Nüüdseks me oleme kuulnud seda juba pool aastat natukene rohkem, kuidas hirmsasti peaks sinna Saarele south shiftingut tegema. Meilt või? Kus juures, jah, sina olidki ju see inimene eelmine aasta, kes oli mingi, tulge Saarele dissidendi pop-upiga ja me olime mingi... Miks mitte? Aga... Done, pool aastat tagasi. Okei. Ja kuidas need sammud välja näevad? Et sa ostad endale pada, korjad? No pigem mitte. Mis olid teie need esimesed sammud? Sammud, lohisemised. Selles mõttes, sa pead jala tõstma, nii et samm oleks. See algu lohistad. Kuidas me lohisema hakkasime? Tegelikult jaanuariseks tuli see mõte. 2016. Ja siis hakkas meeletu info otsimine, ikka nagu tõesti nagu ööd ja päevad ja endiselt nagu hämmastab mind see, et kuidas mul ei ole nagu varem sellist kogemust olnud, et ma tulen otsusele ja tõesti mitte miski mind ei murra, ma lähen ja teen ja ma viin selle lõpuni ja see otsus on endiselt, et lihtsalt pakub nii suurt huvi, kõike pakub tegelikult igasuguseid väljakutseid ja nii edasi. Ükski päev pole vend. Et oli mingi voodis kassid, ma ei viitsi džinni teha. Üks korda ei ole. Ma võnad ei tule ka. Eriti kass on ju. Kass voodis. Ei ole kass voodis. Kass Lähme edasi. Sellele eelneb vist päris korralik bürokraatia, ma kujutan, et enne kui üldse tegutsema saab hakata. No jah, no ütlen, et kõik see... Me häkkisime bürokraatiat täiesti nagu julmalt. No sa häkkisid igaks juhuks ütlen sulle. Bürokraatia häkkimises ei ole midagi valesti, on ju. Et selles mõttes, et me esimese džinni me tõime turule nii, et meil oli bürokraatia roll minimaalne. Sest me 16 me hakkasime aru saama, kuidas see asi nagu üldse on võimalik ja leidsime... No kuidas see võiks olla Eestis võimalik, sest sellel ajal ei olnud Eestis mitte keegi ju väike ettevõtjad ei olnud destilleerimis... Metsist ei olnud veel või? Mitte midagi ei olnud, me olime täiesti esimesed. Et Soomes olid esimesed. Soomes oli paar aastat olemas olnud, me käisime läbi. Ja just nimelt seal käisime tutvumas ja vaatamas ja seal avastasime keldris Rakvere piirituse tünnid. Et siis on nagu wow, et okei. Et lähtekoht hästi loogiline.
ja käisime läbi teised Soome väiketootjad ka, et siin Eestis oli Crafters oli olemas, aga sel hetkel ei olnud midagi muud veel. 16 aasta jooksul. Ja Crafters oli ainult see sinine, on ju? Ja, täpselt. Ja hakkasime vaatama, kuidas panna ettevõtte kokku, kuidas leida oskusteavet. Kõige esimene nõustaja, kelle me leidsime, on iseenesest tore lugu, aga pikk lugu. Lühike versioon on väga keeruline, kas kuskil aastal 2000. Ma töötasin Helsingis koos ühe norrakaga, kes 16 aasta alguses kuulis, et me hakkame destilleerimisvabrikut asutama. Siis ta muidugi hakkas Norras ringi otsima, kas ta leiaks kellegi, kes suskaks meile nõu anda, kuidas seda teha. Sest meil polnud õrna aimugi kogu tehnoloogiast, ei nendest kottidest, pannidest, kuidas, mida seal ütleme, blenderist, mitte midagi. Null. Et oli see, mida sa said kätte interneti avarustest. Just, ja siis 16 aasta mingi suve alguses ta teate meil, kuule ma leidsin ühe tüübi, kes hea meelega tahaks teile nõu anda. Tüüp on tol hetkel oli maailma top 20 baari destilleerimismeister. Tõime ta 16 suvel juulis Eestisse. Mees on Uus-Meremaal sündinud, Šotimaal koolituse saanud, Norras töötab. Citizen of the world. Ma leidsin selle tüübi Helsingist, ühe norraka kaudu, kellega ma olin koos töötanud. Ja siis tõin saarele. Ja siis me tõime ta saarele, oli selles mõttes esimese retsepti loomise juures kindlasti natukene abi ka. Et ta üle meie, aga täna... Aga saundale ei sobinud. Saundale ei sobinud, jah, see oli kuidagi liiga imelik. Uus-Meremaal see saun, alasti, kuum. See oli nagu selgelt nagu kultuurishokk oli täielik. Võtsite viina kõik ka Soomes? Ei, viina. Me ei tea, mida tema seal tegi, sest ta... Kes käib saunas üksi? Aga selles mõttes sama sell viis mind kokku mingisuguste inimestega Moskvas, kes sisustavad baare ja teevad baaride menüüsid ja nii edasi ja mitmete nagu parimate kokteilibaaridega seal seotud. Ja siis, kui ma 1,5 aastat hiljem läksin Moskvasse, siis ta muidugi ühendas meid ära ja need Moskva inimesed viisid mu kokku ühe Tšehhiga, kes oli aluseks sellele, et meie tänane suurim välisturg on Tšehhi Vabariik. Mõtled küll, et mingi Saaremaa tootja, kelle esimene korralik välisturg on Tšehhimaa, mõtled, what the fuck. Jaa, aga selliste kokkusattumuste puhul pigem isegi ei üllata. Just, ja me ju teeme seda Soomes seda lahketaket, aga me juba kuulsime. Kõik on võimalik. 2 ashe järelikult Soome. Absoluutselt. 100%. Et nimi on Lahetaguse külast. Ja Lahetaguse küla saksakeelne nimi. See on pigem, nii nagu ta kirjutati kaartidele 200 aastat tagasi oli Lahentake. Ja sealt me need H-d ja G-d võtsime ja sellega on see eelis, et ükski domeen ega Twitteri handle ega Facebooki lehekülje nimi ei olnud ju võetud Lahentake jaoks. Midagi lihtsamat üritad teha, siis see on väga keeruline leida tänapäeval nagu veebiavarustest õigeid nimesid. Kaifi sa ei saanud ju teha. Kui ma hakkasin meie lehti registreerima, siis mida iganes seal oli Kaifi nimelist. Mida iganes. Aga me teame, et Bollywoodis on olemas üks näitleja, kas ta oli Kristiina või Katriina Kaif ja mingi ülitundud seal Indias ja me paneme vetsudesse tema portreet. Muidugi. Vetsudesse. Kindlasti vetsudesse, kuhu veel siis? Ma seletan seda siis, kui kaamerad välja. Ma ei taha teha. Las ta jääda praegu. Nii, ja siis see Tšehh aitas teid, jah? See Tšehh aitas meid Tšehhi turule, aga selle esimese toote me tõime niimoodi süsteemi häkkides turule, et kasutasime Belgia allhankijat, kelle juures me selle destilleerisime. Mis tähendab, et temal olid kõik paberitööd ja load ja kõik sellised asjad korras. Meie asi oli retsept ja taimed Saaremaalt. Eestis seda üldse ei saanud teha, nii? Ilmselt oleks saanud, aga et me olime... Sven ei tahtnud väidata. Seal on suured masinad. Ja teine asi selle, et Sven ise ei destilleerinud kindlasti džinni. Nendel olid ka sellist just nimelt. Täpselt see oli. Ja teine asi see, et meil väga palju raha ka ei olnud. Et lähtusime selle startupi ideest, et kõigepealt toome toote turule, vaatame, kas seda on võimalik müüa, kus seda on võimalik müüa ja siis tootega minna investorite juurde ja öelda, et kuulge, et meil on natuke raha vaja. Me saaksime ta siin tegema hakata. Üks sarvikut oled neid? Ei ole. Ma tunnen kõiki neid inimesi selle ümber, aga... Sa oled neid või? Ei ole? Okei. Nii sama off-top. Aga pretty proud oleme ikkagi enda üle sellepärast, et 0 eelarvega
jõuda Praktiliselt, siia. See on võimalik, see on võimalik. See on võimalik. Jah. Et tegelikult... Ja null teadmistega. Kurat, ma ei mäleta. Enam ei ole null teadmisi. Aga sel hetkel olid, kui me pihta hakkasime. Kuskil lugesin, see oli ühe Moskva äkki ühe suurima disainibüroo juhi quote, et hea asja jaoks ei ole mingit eelarvet vaja. Et kui sa saad seda eelarvet teha ja inimesed nagu võtavad seda vastu, siis pärast see kõik kasvab ise. Ja ütleme niimoodi, et tegelikult meil ei olnud kunagi eesmärgiks mingisugust roppu raha kokku ajada. Mägesid. Aga nüüd on. Kunagi ei olnud. Aga nüüd on. Ei, vaid see lähtekoht olid need maitsed ja lähtekoht oli, et teha päris Saaremaal päris saare jooki. Ja me tänagi veel ei tea, kuhu me lõpuks selle kõigega välja jõuame. Saaremaa džinnist olete kuulnud? Seda tehakse Soomes. Alte oma. Ei. Ma tein Soomes. See on ruum. Ikka juhtub. Nüüd. Okei. Ja siis põhimõtteliselt te korjasite kõiki komponente ainult Saarel, on ju? Jah, muidugi. Tänaseni korjame selle öösel trai komponente ju Saarel. Me ütleme, 2 tükki vist on mujal. Orisruut ja... Või orisit ei kasvata? Koriander tuleb ka mujalt, jah. Oris ja koriander. Näh, seda... Aga samas koriandrit saaks. Saaks küll. Me jõuame. Mida me Orise asemele paneme siis? Nuputame, kõik on igasuguseid asju on võimalik välja mõelda. Citrused on nagu kõige toredam väljakutse. Täna me juba teame, et näiteks muuhulgas nulg on nagu väga citruseline. Eks ju? Any comments? Sa tahtsid midagi öelda, Krista? Ei, kõik öeldes. Okei. Nii, ja siis toode sai valmis? Toode sai valmis ja jätkuvalt muidugi hankisime infot, et minu peale siis, kuna ma selle hulluse algatasin, siis minu peale jäi ka nagu selle nii kaugele viimine, et me ükskord ka nagu suudaks toota seda, mis tähendas seda, et mul ei vaja kooli minna. Ja kuna me oleme siiski nagu pereinimesed ja laps ka nagu koer ei saa kogu aeg last kasvatada, et ma peaks ise ka osalema, et siis otsisime, ära kodus ütle ka otsisime võimalikult lähedalt, et kus oleks võimalik ala õppida ja leidsin siis sellest Hämeenlinnast, Soomest sellise joogitehnoloogia 2-aastase kursuse. Et vahepeal käid seal koha peal, oled nädala-paar koha peal ja siis muu aja siis õpid ise kodus juurde ja kursuse tööd ja asjad. Ja jube tänulik olen sellest, et sinna läksin. Tohutult tänulik. See oli äärmiselt õpetlik kõik, eriti praktiku poole pealt ütleme nii. Et mulle meeldib õppida tehes. Ja seda ma sain seal teha. Plus kõik masinate haldamised, nad teevad, toimub see õppimine toimub sellises kohas nagu Leba, see on selline vana mõisataoline koht. Ja ta on nagu vana mõisataoline koht, siis, mida siis rakenduslik kõrgkool siis nii-öelda rendib neid ruume ja seal õpetatakse aednikke ja siis neid joogitehnoloogia, ühesõnaga aednikud nii-öelda kasvatavad selle tooraine siis joogitehnoloogidele. Plus, et see koht ise ka toodab erinevaid alkohoolseid jooke. Ja tõesti, need 2 aastat olid nagu väga asjalikud minu. Sa ütlesid, et te alustasid suht null eelarve. Kool ei olnud ju tasuta. See maksis, kui ma õigesti mäletan, see oli aastal äkki 700 eurot. Aga samal, null eelarve selleks, me käisime, aga me käisime tööl selleks, et maksta neid kooliarveid ja tuua partiisid, eks ole, Belgiast Eestisse. Et selles mõttes, et meil ei olnud mingisugust nii-öelda eraldi eelarve. Lihtsalt ise kõhu kõrvalt paned nagu kõrvale. Selleks peab mingi eeldus olema, et seda asja õppima minna või? No ma ei tea, mina olen moekunstnik, näed oligi eeldus. Aga kas ta on nagu ülikoolina või ta on mingi eriala? Ta on nagu rakenduslik ja teine asi see, et mida ma tahtsin öelda, eelduseks on ju see, et see huvitab sind asi, et sul on siiski nagu mingisugune mis oli vist see nagu see gümnaasiumi haridus peab olema. Seda kindlasti. Saame hakkama. Jopas sai tehtud. Ja tegelikult, mis ma märkasin, oli lahe oli see, et nagu isegi
kuna me oleme 20 aastat Soomes elanud, me nagu arvame, et me vist nagu oskame natuke seda keelt. Aga tegelikult õppis seal minuga koos ka üks teine eestlane, kes ei rääkinud soome keelt. Aga jah, sai ka hakkama. Kogu õpe on soome keeles? Kogu õpe on soome keeles, jah. Oh yeah. Jah. Soome keel tuleb ära õppida lisaks gümnaasiumi paberitele. Tegeleme sellega. See ei ole väga keeruline. See on algus. Isolongero. Tehdään se keskustelu tästä eteenpäin suomeksi, eikö niin? Joo. No niin. Kogu meie teadmine. Aga siis oli lahe, oli tegelikult selle Uus-Meremaala juurde tagasi tulla, kes sauna ei armasta, siis tema... Luksub praegu. Jah, siis temaga, ta on väga tore mees. Siis temaga juhtus niimoodi, et kuna tema oli siis õppinud või saanud oma kõrghariduse Edinburgh'is ja pruulimises ja destilleerimises. Ja temaga rääkides, siis ta väga soovitas seda kooli, ta oli väga uhke oma kooli üle. Uurisime natukene, mis võimalused mul oleks sinna minna. Ja nad pakuvad kaugõppeprogrammi, mis sobis ju ideaalselt, eks ole. Jällegi koeri peale saatama laste, jällegi mina saan õppida hästi. Ja nüüd siis ongi nii, et siis sellel viimasel aastal, kui ma Soomes õppisin, siis ma sain sisse ühtlasi ka sinna Edinburgh'i. Ja jah, seal on päris karm see valik tegelikult, aga läks hästi, ütleme nii. Mul on 6 kursust nagu tuleks lävida ja mul on 2 kursust nendest nüüd tänaseks lävitud. Aga noh, et eks see ilmselt on selline, ma ei tea, pensionipõlve projekt. 4 pensioni sammas. Saab korraga, tootmine võtab nagu oma aja, et rahulikult võtan seda asja. Ja olen ka väga rahul, väga rahul olen. Kas te just rääkisite meile suvel, et sellise haridusega inimesi Põhja-Euroopas väga ei ole? Ja, et tegelikult selle hariduse on tänaseks omandanud 2 soomlast. Nad õpivad seal vist mõlemadel? Mikko vist on lõpetanud, ma kindel ei ole. Ma ei ole kindel. Ja üks õpib. Eestis ei ole kedagi, Baltimaades ilmselt ei ole ka mitte kedagi, kes seal õpiks seda eriala. Küll on muudel erialadel on küll inimesi õppimas ja siis ja rohkem ega tõesti, ega nagu Põhjalast rohkem ei teagi. Ja Põhjalast ja Baltimaades siis. Okei, sa ütlesid, et sul on läbitud 2 kursust 6, on ju? Ehk siis te oskate džinni teha kolmandiku... Võrra. Esimene kolmandik saab valmis. Tegelikult see on päris lahe, sest see esimene kurs oli mikrobioloogia, mis tähendaks seda, et ma peaksin nüüd teadma kõike muldadest, aga natuke ka taimedest. Sa teadsid seda enne ka, on ju? Moekustega see on hästi lähedased. Jaa, see ei ole lähedal. National Geographic. Wikipedia. Ja kõik need ülejäänud väga toredad allikad. No jah, ja siis see destilleerimise kursus, mis oli tegelikult väga võimas, sest et ühe kursuse tööna pidin siis tutvustama ühte destillaati, selle tootmisprotsessi ja nii edasi. Väga lihtne oli kohe võtta see meie oma džinn ja siis see tagasiside oli ka selline õppejõududelt, et taimede põhjal eriti, et nagu ise algusest ja noh, jah. Õige ka. Aga tegelikult nagu järgmiste toodete üle veel rohkem uhke. Ja tegelikult kõikide nende toodete üle uhke, sellepärast, et ma olen jube kriitiline enese suhtes, teiste suhtes ka. Oskad meist rääkida? Kujuta ette meie sotsiaalmeedia postitusi. Jah. Ei ole sõna. Tsensureeritud. Tsensuur, jah. Okei, ja teil oli džinn põhimõtteliselt valmis ja siis te hakkasite sellega tegutsema kuidas? Sest see kõik on ka meie enda pensionisammas, et pärast 10 aastat pärast materjal on olemas. Mida seal räägite meile? Ahaa, see on järgmine samm, et oma mingi puskurid teha. Noh, mis iganes. Et sul on toode juba valmis, tuleb Belgiast tagasi, ta ei ole odav. Ta ei ole odav, üldsegi mitte. Tegelikult me lugesime kokku, et meil on 11 ettevõtet olnud seotud selle logistikaga, et me selle džinni Belgiast kätte saime, mis on, ütleme nii, et selle 11 ettevõtte haldamine on üks teema, pluss siis, et kõik tahavad oma osa sellest saada. Et kui inimesed imestavad, et miks meie džinnil on kõrge hind, siis
noh, me tahaks ka vahel, noh, leiba saame osta, võitsame vahel leivale. jah. Aga see on passion ja see kannab kaugele tegelikult. Muidugi. Sa on midagi öelda, Kristjan? Oota, aga kui ta nüüd ennem siis tuli Belgiast, on ju? Kui palju see hind on siis muutunud võrreldes nüüdsest, nüüd te ju toodate seda kõike? See on veel Belgiast toodetud. See on veel Belgiast toodetud. Millal nüüd hakkavad tulema siis need, mis on täiesti koha peal? See on näiteks seal. Jah, see on tehtud nüüd siin ise. Mis see hinnaliselt tähendab, kas hind muutub kuidagi või ikkagi? Me ei tea nagu seda, et täpselt nagu tootestrateegiat aastasse 2020 vaadates. Et loogiline on see, et sinna kõrval tuleb teisi tooteid. Võib-olla see toode jääb sinna, sest täpselt üks ühele eri masinaga, eri veega sama toodet teha on väga-väga keeruline, kui mitte võimatu. Nagu sa teaks. No, jah, kallis. Ma ütle, kuidas ma... 16 aastat. Siis võib. This is our future. Vaatame nüüd sinna, meie tulevikku. Tervitused siis Erikale Ingrid. Kõik hästi. Nii et võib juhtuda, et lahendage džinn hakkab edaspidi ka... Ei, lahendake džinne tehakse edaspidi kindlasti Saaremaal. Küsimus on, kas see esimene toode jääb selliseks või tuleb juurde teisi toote või muutub see toode. Või canceldate selle ära. Või canceldame selle ära või teeme sellest... Järgmine batch siis ei ole valmis veel. Mingi kogus on laos, on ju. Järgmine batch ei ole kunagi valmis. See on ju järgmine, Kristo. Tark küsimus. Kui mõtled, et see, mis teil endal hakkab nüüd teie omast tulema, see veel ei ole valmis niimoodi, et te saaksite maitsta ja öelda, et okei, see on hoopis teine, me peame brändima teda kuidagi teistmoodi või andma teise nime all välja. No mitte päris, jah. Okay. Just. Et see jook on nüüd destilleeritud saarel. Aga sellest nagu uut versiooni veel. Sellest me räägime natuke lähemalt ka pärast. Okei, ja siis see aasta te saite omale päris enda paade, on ju? Kogusite natuke jõudu ja kaasasite inimesi, on ju, või ettevõtteid? See tähendab oma aparatuuri jõudis meile eelmine aasta, 19 on ju. Kaasasime inimesi, kaasasime 18-19, kaasasime natuke raha. 18 tõime välja toonikud. 18 lõpus hakkasime toonikute jaoks jõulupuusik kasutama. Jah, täpselt. Et eelmise aasta alguses meie esimene aktsioon oli Kuressaare linna jõulupuu toonikuks teha. See oli iseenesest selles mõttes hästi tore, et see levis hästi kaugele. Et ma ei tea, hiinlased kirjutasid meist ja venelased kirjutasid meist ja üle maakera leidsime igast müstilistest kohtadest artikleid meist. Muidugi kasu väga palju ei ole, sest et kui me Hiinas ei müü, siis what's the point, on ju? Aga mõnus ikka. Soe tunne. See, mis selle asja mõnusaks teeb, on see, et see läheb inimestele korda. Et tõesti nagu ütleme niimoodi, et ma olin sellel hetkel selle puu kõrval, kui see Kuressaare kuusk maha võeti. Ja tegelikult sellise 100-aastase puu mahavõtmine on ikka väga raju kogemus, sest et ta elab ju ka oma elu, eks ole, sa põhimõtteliselt ju nagu 100 aastat lõikad läbi. Ja see on nagu selle puu eluea pikendamine, kui ta on sealt maha võetud, siis ei pikenda elu. No ikka pikendame omamoodi seda ringi. Annad talle teise elu. Annad teise elu, täpselt. Miks me seda võtnud ei ole? Täpselt. Jõulukuuse uuesti sünd. Just. Et see on nagu ilus ja tore mõte. Ja tõesti, kui oleks nagu jõudu ja jaksu, ma võiksin neid puid panna jaanuaris 10 ja 10 pudelisse. Viimati, kui ma teil külas käisin üks 6 aega tagasi, siis ma ütlesin kellelegi siin ka, et ma ei julge minna koju selle jutuga, et Plessneris on üks ilus jõulukuusk. Sest et kurb tõsiasi on see, et täna meil on köögikombain, millega ma teen 200 grammi korraga. Endiselt. Okei, kaua see võtab? Kaua. Ühte partiisse läheb, ütleme seal circa selline 14 kuni 16 kilo kuuske.
purustatud kuuske. Yeah. Et noh, võtta, kui palju see köögikombain läbi käima, et sealt see 16 kilo välja tuleks ja siis ma saan sellega teha ühe partii. Ja partii on siis 4000. 4000 liitrit või pudelit. Pisikest pudelit. Jah, et kui see ei ole käsitöö, siis mis veel, eks ju. Yeah. Aga jah, et... Blender on küll elektriga. Ma mõtlesin, et sa oled kohviveski. See võiks olla päris. Vaat see võiks olla päris tegelikult. Aasta 2020 nagu füüsiline trenni tegemise lubadus. Täpselt. Ja, kui me sukeldume sellise reinkarnatsiooni on ju, okei, meil on olemas puu, siis sellest on jõulukuusk, siis sellest on toonik. Ma olen proovinud seda, mida see proua tegi, et ta võttis sinu ülejääke ja tegi sellest kombucha. Mis edasi? Miski teab veel. Kas väetis või mingi tarbeese või? See on järgmine kohtumine pärast selle intervjuu lindistamist. Nii. See oli veel avaldamiseks. Sorry. Me avaldame seda 2 nädala pärast. Me ei tea järgmise kohtumise tulemusi. Aga mõtteid on. Tegelikult ma olen ju proovinud seda massi ju nagu igale poole, et kosmeetikatööstust olen proovinud ja ma endiselt usun, et see on täiesti kasutuskõlblik seal. Ja samamoodi siis köögi poole peale, et igasuguseid huvitavaid asju on sellega võimalik teha. Ise olen kodus katsetanud, tean, et see on võimalik. Aga keegi ei ole nagu hurraa, teeme ära kaasa läinud. Ja nüüd me siis proovime 3. ideed. No lõppkokkuvõttes saab ju seda teiste kuuskede väetiseks kasutada vajadusel. No, mida iganes, eks ole. Aga tahaks midagi nagu luua, milles on suurem lisandväärtus, mis päriselt on midagi. Et Helsingi kuusk oleks muidu läinud ka nagu hakkeks kuskile peenardele, et umbrohi läbi ei kasvaks. Me käisime, tõime Helsingi kuuse ära, et sellest teha toonikut. Ja see läheb siis Soome turule või jõuab Eestisse? Ma arvan, et jõuab Eesti turule ka ikka. Aga tast tuleb Helsingi kuusk. Nii nagu meil on Kuressaare kuusk, meil on Helsingi kuusk. Ja see puu on teise maitsega. Täiesti teise maitsega. See on Soome maitsega. See on Soome liismaa värk. Veid suke salmiaki maitseline. Lakritsa maitseline. Muideks hea idee. Aga miks mitte mintu? Jah. Miks peab olema salmiaki? Ja. Lemmikasjad vaata kooli ajast. Kõigile eestlastele väga meeldinud. Kõigile. Oota, aga see tuleb siis kuidagi teise nimega või? Ta tuleb ilmselt, see Helsingi tuleb samasugune kuuski kardemann pudel, aga siin kõrval on kirjutatud, et see on Kuressaare kuusest valmistatud, Helsingi omale tuleb, et on Helsingi kuusest valmistatud. Finishing siis või? Või Finishing. See on astonishing. Finishing võiks olla täiesti fine. Okei, no rebrandimisest räägime veel. Kuna me juba mainisime, et see on ka meie pensionifond on ju, mis rahaga niimoodi umbes peab arvestama, et kui on nulliga? Ei on nulliga alustades, on ju, sellest me saime aru, me tegime seda kohta sarnaselt algusest, on ju, aasta algusest, pärast juba kuidagi kasvas välja. Tegelikult see on päris huvitav ka, et suve jooksul mingi käisime ringi ja rääkisime, et meil tuleb baar ja 2 korrust ja see ja podcast ja pood ja la. Ja tagant järgi ma sain teada, et pooled inimesed olid mingi You're right. Jah, davai. See on ju tavaline. Aga siin me oleme. Aga siin me oleme, on ju. Nii et see on päris põnev teekond olnud, peaks ütlema. Eriti arvestades seda, et me alustasime koos tööd veebruaris. Eriti nende inimeste jaoks, kes tegelikult kõrvalt on nagu näinud kogu seda protsessi. See on eriti imelik, jah. Alla aasta ja vennad on lihtsalt mingi, siin me oleme. Võimas. Jah, kas me saame üldse aru sellest, mis toimub? Ei, ma ei ole päris kindlasti. Ei ole päris aru saanud, aga siin on varsti kaua lubatud päikseloengud. Tähendab, meil on isegi rendilepingust nad välja kirjutatud. Päikseloengud. Indrek Kassala lugus. Päikseloengud. Tulevad päikseloengud ka lähevad ruumiga kõrvale. Hetkel me ootame näiteks päikesepaistet. Ja esimest korda. Kuu aega lahti. No jah, aru saada ainult kuu aega. Kas teil siis 1. jaanuaril ei olnud päikest? Meil oli. Isiklikult meil ka. Võib-olla teistel oli. Meil ei olnud üldse. Aga see selleks on ju. Ma saan aru, et te ei tohi võib-olla ega ei saa neid numbreid välja öelda, aga
Kõik nüüd, et kui kogu see bürokraatia on läbitud teie jaoks, ju vist on ju. Peaaegu lõpusõrgel, jah. By the way, oli raske, ei olnud või? Oli palju häkke. Et kui me otsustasime... Ma saan aru, et sellega tegeled sina. Ei olnud. Ma räägin talle, kuidas häkkida. Ei, tegelikult on kõik absoluutselt legaalne. Ei, muidugi, ma ei ole midagi illegaalne. Ma ei tea, see häkkimine kõlab alati illegaalne asi. Aga ütleme niimoodi, et on väga palju aeglasemalt see asi liikunud, kui me oleksime alguses arvanud. Ja kuna see ala on meile jaoks ju nagu me õpime nullist seda täiesti uus, siis kõik tuleb meile ju nagu uue asjana ja me olemegi palju sellest rääkinud ka, et tegelikult kogu selle protsessi vältel me ei ole kordagi jõudnud nii-öelda kõndima õppida. Me oleme lihtsalt pidanud tormama ja ikka see asi liigub aeglaselt ja see ongi normaalne, sellel alal liiguvadki asjad aeglaselt, me oleme aru saanud vähemalt nii. Ja ka see paberimajandus ja kõik, et see kõik on väga mõistusega võetav ja kui sa oled nagu teed asjad nii nagu sult oodatakse, sult nõutakse, siis miski ei ole võimatu. Miski ei ole võimatu. Siis mäletad, kuidas me nägime ruumi ja siis rääkisime, kuidas me septembri keskel avame? Sest detsembri alguses lihtsalt pool survega lihtsalt tükkasime jalaga selle ukse lahti, ütlesime, et no nii, on aeg. Eks asjadega läheb natuke kauem, mis teha? Suvel ma mäletan küll midagi septembrist juttu. Võib-olla septembri lõpus. Aga siis sa paned nagu, tegelikult see mõjub omamoodi nagu värskendavalt, sest siis sa hakkad mõtlema muid variante, kuidas seda teisiti teha, et ma saan selle tulemuse. Eriti kui plek ei ole. Ja seda ka, ja see on jube hea ajutreening. Kas nimetaksegi häkkimiseks? No ei midagi me jõudsimegi. Okei, kõige nüüd me defineerisime selle häkkimise lahti. Nüüd hakkame ükssarvikut ehitama. How much is the fish? Kas te oma destilleerimisruumi ostsite välja või rendite, kas teie aparatuur on liisitud või välja ostetud? Aparatuur on ostetud, seda oleks keeruline liisida ka, sest viimastel aastatel on turg olnud, džinni turg, sa tead ise, mis on juhtunud viimase 5 aasta. Hüsteeria, just nimelt. Ja džinni aparatuuri valmistajate hulgas ei ole hüsteeriat olnud. Et võib-olla on nagu Hiinast tulnud juurde mingisugune massiline tootmismaht, aga tegelikult nagu kvaliteetaparatuure valmistavad ikka nagu käputäis inimesi. Just nimelt. Sest nendel on see teadmine. Teadmine, oskusteadmine, mis on aastakümnete või sajandite jooksul sinna kuskile kasvanud. Mis viib selleni, et järjekorrad on meeletud. Kui meie saime ta aasta ja veidi üle mõned kuud, siis mees, kes meile tuli, pani masina üles, ütles, et nüüd on järjekorrad juba 2 aastat. Et see hüsteeria kestab endiselt. Jesus, ehk siis džinni laine ei ole veel läbi. Aga sa ei destilleeri ainult džinni selle masinaga. Sa saad igasuguseid muid toredaid asju veel teha. Et ja meil oli nagu algusest peale selge see, et me ei lähe sellele teele, et ostame midagi sinna poole, vaid me tahtsime saada päris asja, sest päris asjaga sa teed päris asja. See on täiesti selge. Ja täna ma võin juba öelda, et läbinuna Edinburgh'is destilleerimiskursuse, jah, me tegime õige otsuse. Et jah, meie masin on sellise ilusa, toreda, kalli auto hinnaga. S-klass. Jaa, Tesla? X või S? Ma arvan, et väiksemate Teslade hinnaklassis. Amerika või kohalik hinna? Seda ma ei tea täpselt. Ma kujutan ette, mis nagu Teslade alumine hinnaklass on kuskil seal. Okei, no see on 5 või 6 arvuline number ikka. 5, selgelt 5. Selgelt 5. Selge, okei. Ja alumine Teslade ots ei või kuidagi 6 numbril. Kogu tooraine, seda korjate ise on? Jaa, ikka endiselt. Pluss, et meil on tänaseks selline väike armas saare perekond, kus siis ema ja vanaema ja tütred siis abistavad meid korjamisel, sest ütleme ausalt, me oleme täna juba lihtsalt 24 tunnist ei piisa enam meie ööpäevas, et vahel tegelikult tahaks natuke magada. Ma tean, mis tunne see on. Eks ole, et kas sa oled mingi päeva lõpus, oleks võinud veel paar tundi otsas olla, aga ei ole. Ei ole. Täna hommikul alustasime kell 4 Helsingis, kella 5-st 9 tegime tööd. Tulime laevaga üle, tulime siia filmima. Siin on üks kohtumine Tallinnas. See hakkab kõlama juba nagu ühe lahendage tooniku tellimus. Jah, see kõlab nagu ühe.
ja nii kaua, kui me seda siin meisterdame, et maitsta kõik koos teie toonikuga, rääkige natuke kogu sellest disainist, pudelist. Kas piiritus tuleb Belgiast? Rakveres, kõik on kohalik kraam, ainult destilleerimine toimub ehk siis te saadate kõike sinna, tehakse valmis, saadetakse tagasi. Jesus, kui palju vahelülisid. No just, aga mina tahtsin tegelikult lisada selle tooraine koha pealt veel seda, et siit-sealt ikka tuleb läbi nagu seda, et palju nad siis ikka ise korjavad seda toorainet, et see on bluff. No võt, sellega nüüd selline lugu, et kuidas seda siis nüüd öelda? Jah, loomulikult me korjame ise, et kes siis veel korjaks, et meil on ka natuke nagu selline see on uhkuse ja au asi meile, et me paneme Eesti džinni sisse Eesti maitsed. Et minu jaoks on see vastuvõetamatu tellida Indiast aineid Eesti džinni jaoks. Ma ei saa sellest loogikast aru ja mul ei jõuagi see kohale. Ja on inimesi, kes teevad nii ja see on okei, et see on nende arusaam ja I accept that, eks ole. Aga et meie puhul on tõesti see, et ütleme, kadakamari, see on ju loomulik. Need kasvab meil seal, nagu ma ütlesin juba ennist siin oma aias, et mine korja palju süda lustib. Pluss, et on ju meil veel 5 muud ainet. Kohalikud aime tähendab selles džinnis. Sireli õisi. Muuhulgas, mina ei ole suutnud leida mitte kuskilt, et neid kuskil niimoodi ladnalt müüakse, et mine lihtsalt ja osta sisse, võimatu. Mis tähendabki seda, et me korjame seda ju oma külas ja peame korjama seda nii-öelda ka varuga, et juhul kui ja seda ju väga kaua ei kasva. Ja see ongi. Mõned nädalad on. Ja eelmisel aastal oli veel see häda, et kuna äkki läks soojaks, siis õitses ka nurmenukk koos sireliga. Mis tähendas seda, ja siis oli ülikiire. Ja siis oli hullumeelselt kiire. Aga kõige suuremat peavalu valmistab meile tegelikult täna Põhjala ingver, mis on selline... Seda väga palju ei kasva üldse vist või? No seda kasvab meil seal saarel, seda kasvab meil täitsa hästi seal saarel, aga see kasvab kõige jubedamates kohtades, mida ette võib kujutada. Ühesõnaga, meil on muidu ka hästi kivine pinnas ja see taimu armastab kasvada ranna ääres, kus on tõeliselt kivine ja siis meil ranna ääres käib ka hästi palju kariloomi, kes siis armastavad neid pealseid süüa. Ja siis see tähendab seda, et nad ka tambivad selle maa nagu hästi tugevalt kinni. Ja siis me läheme kaevama neid juuri sealt ja siis meil on sõna otseses mõttes kühvlid, mis on nagu spiraali väändunud, sest see on niivõrd tihke see maapind ja siis sa saad sealt sellise jupi kätte. Ja siis sa kuivatad seda. Ja siis ta on nii väike. Ja siis ta on nii väike, et see on peavalu, aga selle peavalu ma lähen siin niimoodi, et ma korjasin juba paar aastat tagasi, korjasin seemned ja panin nad lihtsalt kodus kasvama. Kas neid saab kultiveerida? Ja neid saab kultiveerida. Jah, üritame, et väga kaugele veel ei ole. Tegelikult me saame, ütleme niimoodi, et partii jagu on meil täitsa olemas juba neid juurikaid ise kasvatatuna ja see on väga lahe ja see on nagu jällegi nagu see tee, mida ma rõõmuga arendan ja rõõmuga proovin. Et enne, mida tõenäoliselt ma ei oleks elu sees jõuduki selle Põhjala ingverini, kui ma ei oleks hakanud džinni tegema. Ja meil on imelisi taimi. See maitseb nagu tšillipipar ja seda pipart, kui just seda õiget juurt veel närida, et seda värsket juurt ütleme veel, seda pipart on seal niimoodi, et Te peaksite korraldama suvel mingisuguseid ala endurance hiking matkad. Me jõuame selle. Kus on iga ühel kühvel ja sul on 10 kilomeetrit halba maastiku, kus mingi neid... Ja lõpus peab olema kilo. Et süüa saada õhtul. Või finishisse jõuda. Et tegelikult nagu sellest, eriti sinu meediaoskustega saaks midagi ägedat teha ju. Et kujuta ette, et on olemas pudeleid, kus on nagu sinu käsitööga tehtud osake. No meil on neid ideid on nagu varukast, aga lihtsalt häda on selles, et kuna on see 24 tundi, siis ütleme niimoodi, et enamus õhtutes me nõrkame kuskile, vahel isegi mitte voodisse, vaid lihtsalt sohvale. Ja kõik ei jõua lihtsalt teoks teha. Et üks idee, mille ma loodan, et kui me ise ei jõua ära, keegi teine võib-olla ära teeb, Džinni festivali raames, mõte oli juba mõnda aega, et korraldame kadakakorjamisvõistluse. Mingi piiratud karjamaa, annad võistlejatele ämbrid kätte ja saadad nad korjama. Paar džintoonikut topsiringides. Ma ei tea, või auhinnaks või mis iganes võib olla džintoonikud või mida iganes on ju. Aga selle mõttes, et paned lihtsalt võidu korjama. Kujuta ette televisiooni jaoks, mis pilti sealt oleks võimalik saada. Ja kuhu see Mari läheb? Džinn! Ühesõnaga.
kõik võidaksid, on ju. kõik. no aga Ginfest tuleb ju. Ginfest tuleb jälle 1. august. Jälle 1. august. Okei, Ginfestiks. Mis siin sees oli siis? No, mida me proovime siin Kristoga? Ei ole ju kunagi proovinud seda. me proovime kohalikku kadakamarja. Jällegi, arvamusi on tohutult palju, erinevad alainimesed olen kuulnud mitme suust, kes ütlevad, et Eesti kadakamari ikka ei kõlba kuskile. Et liiga pehme, liiga ümar, liiga magus, no mis iganes, igal ühel oma arvamus. No mina olen seda meelt, et nii nagu köögis ja kokates. Sa saad ju igat maitset tõsta, muuta, lükata endale sobivas suunas teiste maitsetega. Ja täpselt sama usun mina ka meie džinni puhul, et sellele kadakamarjale, mis on tõesti see pehme ja ülimalt magus ja hea, täiesti erinev, ütleme seal Balkani poolsaare kadakamarjast. Need sireliõied sobivad väga hästi selle meie džinniga. Nurmenukk, mis annab selle ümaruse ja pehmuse, kaselehed, mis annavad mõrksuse, eks. Ja loomulikult see põhjale ingver. Ja oris. Ja oris. Ja koriander. Ja koriander. Ja no, need, mis on klassikalised, eks ole, džinni koostisosad. Koriander ja kadakamari nekivad alati kokku. Okei. Ja siis meil oli pikenduseks üks nüüdseks juba Astonishing tonic soda, on ju? Miks ta tonic soda on? Miks ta oli lihtsalt toonik? Sellepärast, et kui me alguses tõime ta lihtsalt toonikuna turule, siis saime aru, et hästi paljud inimesed hakkasid seda jooma limonaadina. Lapsed ostavad poest limonaadina toonikut. Sest ta ei ole nii mõru nagu tüüpilised toonikud. Ja mis on positiivne on see, et seal on ainult 5,4 grammi suhkrut selle 100 grammi peale, 100 milliliitri peale. Et no mõnel suurel tootjal on sellise suhkrusisaldusega tooted juba lights kategoorias. No, jah, just, aga kuna meil on nii palju seda... Ja, mis on baaridest rääkides nagu extra bullshit, sest kogu see ma ei väsi seda kordamas nagu. Teate, ma jälgin oma suhkrutarbimist. Kas teil on light toonikud olemas? Jah, mul on olemas. Mis on suhkrusisaldus? 3,9 grammi per 100 milliliitrit. Väga hea, palun topelt gin toonikud. Sa oled mingi... Double standards, baby! Või siis Skinny Bitchi uus trend, ehk siis viin, laimimahl, soodavesi on ju. Kaalu jälgime ja kõik on tervislike värke, aga ikka koomas õhtu jooksul. No jaa, on ju nii. Võib-olla sellest see ongi. Jaa, kooma. Jaa, see on üleüldiselt hästi huvitav, mis praegu toimub. Võtab Instagrami lahti kõik mingi trennis, MyFitnessis, mingi hikingus, metsas, whatever. Samad inimesed on baaris koomas pärast. Mida sa propageerid? Tulevad kaikima, aga on koomas, jah. Jah. Te peaksite ühe baari koomaks nimetama. Allkorrusel, siis ei ole trepist olema, see oleks kooma. Kooma. Eks kooma on olemas juba. Tallinnas restoran kuskil Telliskivi. Ja selle nimi on küll koma, aga okei, me võime ka kooma öelda. Oli küll koma. Oli jah, oli. Koma. Aga see selleks on ju. Te tegite vahepeal ka rebrandingu on ju. Et teil oli suurepärase nimega lahendaga, aga no, ilmselt kui te soovite sellega väliturule minna, pole väga sellega teha midagi. Lahendagega on juba välismaalaste jaoks päris keeruline. Aga jah, lahendage oli nagu täiesti ülivõrdselt mõttetu välismaalaste jaoks. Astonishing soda on ju. Estonic on nagu see põhinimetus. Jesus Christ. Ma olen täiesti katkine ära. Jah, haavatud. Pannu võtta selle siis taha. Aga et... Elas sa või? Jah, sa korgi pani. Ja mis ma tahtsin tegelikult öelda... Verine. Mis ma tahtsin tegelikult öelda selle meie tooniku osas on see, et meil on nii palju muud maitset selles toonikus. Et see tooraine, mida me siis purustame ja millest me selle tõmmise teeme, sellest tuleb nii palju seda maitset, tuleb kuuseokast, tuleb kuusemaitset pluss see kardemon, mis rõhutab siis, mis tegelikult annabki nii-öelda su maitsemeelt nii-öelda natuke petab, et võib-olla toob sellist magusa maailma rohkem sinna juurde. Ja sellega me korvame selle suhkru selles tootes. Pluss, et kõik see maitsepukett, mis sealt tuleb, siis sa ei vaja rohkem sinna suhkru.
Ega mõrudust, sest mõrudust tuleb tegelikult sellest kuusevaigust. Kas see nüüd, see vahekord, mis me praegu panime siia peaaegu terve pudel ära, on ju? Mis see õige vahekord on see džinnil ja toonikul? Kas see on nagu klassikaline praegu, mis trend on 4 CL-i džinni ja kuskil 150 milliliitrit? Pigem 200 isegi. No, selles mõttes meie džinn on hästi pehme. Et selles mõttes 4 ja 200, kui sa kokku paned, siis meie džinn eriti mingisuguse agressiivse toonikuga ei tööta nagu lõpptulemusena nagu eriti mitte. Ja Põhjala ingver on see, mis nõuab tegelikult ka toonikult sellist teatud toonikut, ütleme nii. Mis mõttes teatud toonikud, mis see eripära on? Ta nagu, kus ma ütleksin, me oleme tavaliselt soovitanud seda džinni ju nende Indian Premium toonikutega. Et džinnis on palju maitset ja ei pea olema tingimata sellest toonikust palju maitset, mingisugused kõrvalmaitset, et sellepärast selline klassikaline toonik on väga okei sellega. Ja see kuusetoonik, mis sai aretatud just nimelt selle džinni jaoks, sobib oma metsasuse poolest. Noh, saare asjad sobivad hästi kokku. Pane saar ja saar kokku. Pane saar ja saar kokku. Sobib. Aga sa rääkisid sellest, et kui te alustasite džinniga, siis sa ei olnud väga džinni huviline isegi, ei ole väga proovinud. Kas sa nüüd jood džintoonikut või? Muidugi joon. ja tegelikult ütleme niimoodi, et ilmselt tänaseks ma olen oluliselt rohkem mitte joonud, oluliselt degusteerinud muidugi, oluliselt rohkem džinne kui tavatarbija ilmselt, et jah. See on lihtsalt turu-uuring ju, et sa pead aru saama, millega teised tegelevad. Mida sa kohalike väiketootjate kohta oskad öelda? Tublid! Hästi tore. Latši. Seda, me läheme verd näha. Nägime juba. Selle me lahendasime juba. Väljast ei saa kuskilt, sest ise katki. Ei tule klatšist, ei ole ju mõtet, ma ei saa aru miks, et minu meelest on see lahe, et on tegijaid ja et inimesed, see, mida ma tahaksin öelda, on see, et jumala pärast, tehke oma asju, ärge kopeerige. See on mu sõnum, mida ma tahan öelda. Te näete, et turul on veel ruumi mingisugusteks ägedateks asjadeks. Kõigeks on ruumi. Kõigeks. Kui see on äge, siis... Ägedaks asjaks on alati ruumi. Okei, aga miks te ise neid ägedaid asju ei tee? Aga see on meie rida ja meie teeme... Veel. Teeme nii palju, kui jõuame. Üks naine ei sulle rohkem. Vabandust. Varsti tuleb kodus ka see lause. Üks naine ei suuda rohkem. Et siis, palju meil mängijaid üldse praegu meie turul, kui me räägime väiketootjatest, on ju siis... Džinni osas või... Ja teie, Unimperium, Metsis, Tohi, Põhjaka... Peninuki, Kuus. Ma ei tea, mis Smokey, kas on olemas endiselt. Smokey džinn oli kuidagi Eestiga seotud. Minu arust Tarmo või keegi, või sina äkki rääkisid mulle, et seda tehakse kuskil muel ja mingisugust retseptide järgi ja mingi brändid. Ma olen mingit Saksamaa lugu kuulnud, aga ma tegelikult ei tea taustast eriti palju. Ma tean, et selle taustal on mingi ettevõte, mis on kas Tornimäele registreeritud või Põlvamaa või... Häkkimised. Jah, need some hacking, just. Need some häkkimised. Aga see, mis meil on puudu täna minu meelest on, ütleme, selline vennaskond. Selline vennaskonna selline vibe. Et Soomes me levime täna, siis suhtleme täna palju Soome destilleerijatega. Mina oma kooli kaudu, tutvuste kaudu, Džinni festivali kaudu, tegelikult mitte ainult Soome, vaid ka väljaspool Soomet palju destilleerijatega ja destilleerimisfabrikutega. Ja meile on jäänud mulje ja vähemalt Soome koha pealt on see mitte ainult mulje, vaid see ongi nii, nad väga toetavad üksteist. Nad hoiavad kokku, nad jagavad infot, retsepte loomulikult ei lähe keegi jagama kellegi kaava, aga nad aitavad tõesti üksteist. Nad koos, sest keegi ju ei, kõik ju alustasid omal ajal null teadmistega, kuna see destilleerimise asi on ju nii suur ja värske asi tegelikult ikka veel. Ja sellepärast on oluline see üksteise toetamine ja info jagamine. Ja meil on see... Ja meil seda väga ei ole. See on natukene Eesti kultuuris... Ja võib-olla me oleme oma loomult teistsugused.
aga kas see ei või olla ka sellest, et me alustasime hiljem, et neil on võib-olla see välja kujunenud või neil on algusest peale olnud see... See on raske öelda, jah. Ma arvan, osaliselt mentaalselt. Mida iganes ei juhtu, peaasi, et naabril suruks lehme ära. Tõde ja õigus või... Tõde ja õigus, täpselt. Peaasi, mis iganes, peaasi, et naabri lehme. Või see loogika, et ükskõik mis kodus on, aga peaasi, et mu auto on suurem kui naabril on. See on ju nagu Eesti jaoks normaalne. Kahjuks küll, jah. Aga ma ei baaride kohta vist ei saa seda öelda. Et me ikka... No mis Tallinna mastaabis on, siis on tegelikult päris hästi. Jah, samas meid on... Sa ise oled teinud selle nii, et... Samas meid on 7, on ju. Kes sama palju kui džinni tootjaid. Teil on siin olukord parem natuke. Jah. Aga see, kus kohas oleks turul nišše, mida täita, et džinni tootjad on meil 7, aga kõik ülejäänud alkoholid. No nüüd meil on ju üks viski tootja. Kelle esimene partii oli välja müüdud ja 3 aasta pärast tuleb järgmine või 4 aasta pärast, mida ütlesid, et That's why you want it. Turul on ju ruumi kui palju ja minu meelest kõik uued maitsed, kõik uued tegijad on niivõrd teretulnud. Sest me kõik ju läheneme oma mätta otsast kuidagi asjale ja see lihtsalt teeks ju selle palju värvilisemaks. Okei, te olete praegu džinni ja siis kohe räägime järgmisest tootest ka. Kas on midagi veel, mis kutsub, mingi muu kategooria? Joogigrupp on palju. Mardi kutsuvad kõik kategooriad. Mul on lihtsalt hasart, mulle meeldib ja mulle meeldib mu masin. Masin on nimi, Gottlieb. Jumala arm. Ma mõtlesin, et kui ma sellise nime panen, siis on kindlasti tuleb hea džinn. Mitte, et maru usklik ole. Milline usund on ju? Need nimed tulevad kõik ju lahetaguselt, et see on ju Bellingshauseni keskmine nimi eesnimedest, et loogiline minu meelest ja igavesti vaba. Turunduse ja sotsiaalmeedia no nii miks sa seda teinud veel ei ole. Aga... Ma olin midagi tegelenud ja laitsis selle maha. Ühesõnaga, jah, et hasart on muidugi suur, et mida kõike sealt veel teha annaks. Mis on teie müügimaht praegu? Ütleme, siuke keskmine kuus. Kuud 4. Liitrites või... Suvi on ju see kõrgooaeg, et see on teada. Liitrites või... Okei, kui me hakkame lahterdame, alkoholi äri arvutab ju 9 liitritest kastidest. Issand, on minimaalne. 9 liitristest kastidest. No selles mõttes, et ma ei tea, kas me mõnel kuul nagu 100 kastidesse oleme jõudnud. Ei ole ilmselt. Võib-olla mõni suvi oleme jõudnud. Muidugi oleme, vähemalt tooniku koha pealt kindlasti. Meil on see asi, eks ole, et kuna me teeme mõlemad nii alkoholi vaba kui alkoholset jooki, siis me peame rütmitama, on see eesti keele sõna või? Et kõik see tootmisprotsess juba, üks naine ei jõua rohkem, eks ju. Millal ma teen toonikut ja millal ma destilleerin ja millal ma pudeldan ja millal ma sildistan ja ta, eks ole. Et jah. Teil on ju kõik käsitöö. Muidugi. No muidugi. Nii et suvel praktikale. Olete teretulnud? Jah, taimi korjama. Meie õues saab telkida. Telkida saab. Suved on veel eriti Saaremaal hästi soojad. Ja pikad. Väga pikad. Palju sa suve nägid? Mitu nädalat see oli teil? Dissidendi projektiga aru saime kohe esimesest nädalast, et see Saar ootas meid. Rahet tuli ja +4 oli. Üleuputused. Praegu on soojem. Praegu on soojem. Mis aasta ajal te tulite? Ilmselt vale. Peab järgmine kord proovima novembris. Võib paremini kalendrist vaadata, jah. Jaa, okei. Nii, ehk siis džinn, toonik, üleüldiselt tooniku kategooriast rääkides, ma olen siin mõnda suurema tootja ja maaletoega kaasalast rääkinud ja kõik ütlevad, et okei, džinniks, väga vinge on ju, aga need kvaliteet toonikute müük tänapäevasel turul on
meeletu lihtsalt, et see on muidugi väga hea kategooria, mida te saate oma toodega katta, on ju. Aga nüüd, mis on kõige huvitavam minu meelest, sest see on üleüldiselt baarinduse jaoks ka hästi uus suund. Ma arvan, et Seedlip ehk oli esimene. 2015 lõpp nad tõid seda turule. 2016 nad hakkasid juba seda natuke rohkem pushima, nagu teiegi, 2016 on ju. Ja nüüdseks sellest sai väga ilus ja suur tootekategooria välja. Ehk siis, millest ma räägin, on alkoholivabad destillaadid on ju. Just. Ma ei ole viimase, ma ei tea, poole aasta jooksul väga sukeldunud sellesse teemasse, aga viimati, kui ma vaatasin, siis ainuüksi Inglismaal oli mingi 6-7 brändi, mis olid päris toredad juba. Ja nüüd koos Lahendagaga või Flanööriga on siis meil Eesti turul vähemalt 3 toodet, millest ma tean. On Seedlip, on Flanöör ja on Jah, ma tean, mida sa mõtled. Fleur something else. Okei, seda meil on. On näitan teile pärast, kui meil on järgi seda vist ei ole. Anyway, ma saan aru, sest ma olen ise seda müügijuttu mitu korda teinud, on ju, aga oletame, et ma olen tavaline kohalik inimene, on ju. Miks ma pean maksma nii palju maitsevee eest? Nii. See on küsimus, mida ma kuulan Seedlipi kõikide nende kohta suht igapäevaselt. See on mõistlik, sest ma ei tea, et te vist off-trade'is sellega ei ole veel, on ju, poodides? Viisime poodi. On Kaubamajas on ta olemas. Seedlipi riiuli hind Stockmannis on 32,90. On kukkunud natuke, 35 oli natuke tagasi, kui ma ostsin. Kus kohas? Selveris? Stockmannis. Stockmannis on võib-olla ka 45, see ei ole relevantne. Ma siis Stockmannist, jah. Ma räägin poodidest, kus käivad inimesed nagu mina, kel raha ei ole. Mitte Stockmannist, nagu sina. Mitte suur ettevõtjad. Tegelikult me käime pudeleid riiulis otsaks keeramas. Jällegi tervitused prikkemeeskonnale ja kõigile. Et hoidke silma peal. Me käime seal. Ja 32,90 alkoholivaba joogi ees tundub hull. Miks? Mina tahan öelda kõigepealt. Ma häkin siin. Häki vahele. Kõigepealt väljend, maitsevesi. Ei lähe mitte kokku. Absoluutselt mitte. Mina ei ole nõus sellega. Aga see on see, mida ma kuulen iga päeva. Maitsevesi on see, mida sa ostad plastpudelis poest. See on maitsevesi. Siin me räägime destillaadist. Destilleerimisel. Sul on pöial ikka veel iga saanud. Su pöial. Äkki käid ära vahepeal, pesed käe. Me saame siin Kristoga täitsa hästi äkki. Kui Kristo saaks sõna sekka öelda. Jaa! Las ta veritseb. Nii, ma siis räägin sulle, Kristo. Räägi mulle. Ära katki tee ennast. Destilleerimine siis destillatsioon, eks ole, toimub vähemalt meie toote, ja nüüd ma räägin ka meie tootest siis pigem, et meie toote puhul destilleerimine toimub siis naturaalsete toorainetega. Destilleerimisprotsess on oluliselt pikem ja keerulisem kui veega destilleerimisprotsess, on pikem kui alkoholiga destilleerimisprotsess. Ja millest see tuleneb? Me räägime siin nüüd aurustumisest, vee aurustumisest, me räägime siin vee keemist temperatuuridest, mis on oluliselt kõrgemad. See annab paraja mafiga meie destilleerimisapparatuurile see veega destilleerimine. Pluss see, et sa pead kogu aeg jälgima temperatuuri ja rõhku, et sul taimed ära ei kärssaks seal kotist nende kõrgete temperatuuride puhul ja nii edasi ja nii edasi. See on lõputu. Siis, kui sul see destillaat on valmis saanud, siis eks ole, jätkub see seal laagerdusperioodiga ja lahjendusperioodiga ja see kõik on väga aeganõudev pikk protsess ja väga täpne protsess. Okei, et nagu mitte üheski etapis ei ole tegemist ikkagi nagu vedelikuga, kus oleks alkoholi sees, et see kuidagi alkoholi välja aurustad või mis iganes, et see on algusest peale tegemist mitte alkoholse joogiga, mida sa destilleerid.
Okay. Sest täna on ju turul igasugused erinevad tehnoloogiaid. Igaüks teeb vastavalt oma oskuste, teadmiste ja aparatuuri alusel. Meie valisime selle vee teema, puhta vee peal destilleerimise ja mida ma veel tahtsin tegelikult öelda? Ma tahtsin öelda seda, et džinipudeli hinnast on ju alkoholi roll umbes 4 eurot aktsiisi pooleliitrisest pudelist ja alla 50 sendi alkoholi. Ülejäänud on turundus, on ju? Ei, no ükskõik, mis kõik ülejäänud on ained ja töö ja kõik muud asjad. Elekter Aga kui sa võtad džinipudeli hinnast selle 4,50 maha, siis peaks jääma tähendab võrdlusin nagu alkoholivaba destillaadi jaoks. Ja siis 30 eurot või 20 eurot või mis iganes ta on, ei ole enam üldse nii absurdne. Kõik muu taustal on sarnane. Sest enamus inimesed ei saagi sellest keerukusest aru, mis selle taga käib. Et ega see selles mõttes, et vahet ei ole, et seal ei ole nüüd alkoholi. Tööprotsess on täpselt sama pikk, kui mitte pikem. Energiakulu on oluliselt suurem. Okei. Inimesed ekslikult arvavad, et asi pudelis, mis maksab, on etanool. See ei ole see. Etanooli roll on 10 sente. Jaa, see ei maksa. Täpselt nii, just. Nüüd on huvitav on see, et sina kallasid selle sellisena sinna klaasi ja reeglina, ütleme, tarbijale ma ei soovitaks minna alkoholivabu destillaate testima esimese asjana kohe lihtsalt. Ega me teeme ka siidlibi šotta ainult karistuseks ja ainult tuttavad. Ja loomulikult puhtalt. See ehmatab, sest säilitusaine koha pealt, see on sidrunhappe, mis teeb selle, et ta on hapukas, pluss, et taimede poolest on ta mõrkjas. Sina ilmselt ala asjatundja juba eristad seal erinevad taimed, eristad seal, kuidas ta areneb su suus, järelmaitsed ja nii edasi. Tarbijale ma olen alati öelnud, et miksi kokku toonikuga. Meil on pudeli peal ka kirjas tegelikult, kuidas see suhe, kui palju toonikut, kui palju flanööri. Flanööri peal. Mida flanöör tähendab? Flanöör tähendab prantsuse keeles uitajat. Sellist aristokraatlikku uitajat, kes otsib naudinguid. Ehk siis me oleme ka flanöörid. Kõik teie kliendid on flanöörid. Hedonistid, flanöörid ja... Täpselt, sama maailm, täiesti. Fluere oli kolmas just. Alkovaba destillaat. Tuli meelde, rändame. Ja siis, enne kui sa hakkad meie seda toonikut sinna panema, mul on üks nõuane. Me täna veel Lahentake ei paku toonikut, mis täiuslikult sobiks kokku flanööriga. Flanöör ja üldse alkoholivabad destillaadid, minu arvamus, vajaksid kõrvale toonikut, millel on suurem suhkrusisaldus. Mida teeb suhkur? Suhkur annab talle body. Tõstab esile seal teatud maitseid. Ja seda vajavad kindlasti need alkoholivabad destillaadid. Ja kuna meie omas on 5,4, ma tean, et teil baaris oli 7,9 või üle 7 igatahes. Midagi oli, jah. Ta võib olla ka 8, 9, kõik sobib. Sobib paremini selgelt. Mis selle poeleti hind hakkab olema? Umbes 20 eurot. Natukene alla, natukene üle sõltuvalt kauplusest. Poole liitrise pudri eest. See on väga vinge, et te otsustasite alkoholivaba destillaadi Eestis teha. See on super. See on väga kihvt, et sa sellesse nii suhtud, sest et nüüd joogifestivali, kui ma esimesi kordi siis viisin ala asjatundjatele proovida seda, siis sealt kõrvallaudadest nii mõnigi džinitootja tuli mu käest küsima, et aga miks ometi? Kas teil on lubadega probleeme? Seda oli ka, loomulikult oli, aga miks mitte? Turul on nõudlus selle järgi. Nad lihtsalt need samad inimesed, kes küsivad teil neid küsimusi, nad ei kujuta ette näiteks, kui palju kas või osaühing Dissident suvel selle siidlipi maha müüs. Just. Me käisime, mis üritus see Tartus oli? Tartu tänavatoidufestival, kus oli 2 päeva normaalselt ilma, alkoholivabad joogid, 6 euri, mis on tegelikult alkoholivaba joogi eest päris krõbe tänavatoidufestivalil, mitte baaris on ju. Ja
ma ei taha valetada, kas me müüsime äkki 21 pudelit siidlikku 2 päevaga. Kokteilidena. No just. Kokteilidena. Ehk siis korrutame 17 poolega, on ju. Jabur. Täiesti. Aga samas jälle tohutult tore. Hästi nagu mõnus on mõelda, et me liigume üha rohkem alkoholivabade jookide suunas ja me liigume üha rohkem madala. Ja just nagu alkoholivabade jookide suunas, mis on mõeldud täiskasvanutele. Mitte mingisugune magus plära on ju. Näista seda toonikus väga kihvti aroom toob igatahes väga lahe. Oo jaa. Siuke tore naljakas geitoonik. Armastame seda. Väga hea ja sobib väga hästi flanööriga. Ideaalselt. Ei anna veel. Ja, et meie meelest ka see kategooria peaks kasvama, sest see avaldab nagu võimalusi nii paljudele. Ja no, mida me ise märkasime juba, et mingi advokaadibüroo või mingi whoever tellib kokteilibaari 3 päeval kell 12 päeval. No, come on, nad ei hakka jooma ju. No täpselt. Küll nad tahavad, aga ei hakka ju. Ja siis sa tuled full on kokteilibaariga ja inimesed on sillas sellest. Ja tegelikult, mida me nagu nüüd aasta aega hiljem kuulame, et okei, et nagu 30 on kind of palju, aga samas ma jagan seda jookideks ja joogid on head ja tegelikult mingi, mis sa oma hinnas teeb, mingi 2-3 eurot per jook. Kodustes tingimustes, et head alkoholivaba jooki saada sõprade juures kuskil Viimsis ja pärast autoga tagasi rahulikult tulla. Just. Et me usume seda kontseptsiooni, me usume ka seda, et see turg kasvab. Nii et väga tublid olete. Nii! Spoilid! Mis on järgmine toode? Enne kui me lõpetame oma... Kõige lihtsamad järgmised tooted ma võin paljastada. Helsingi kuusk, Pärnu nulg, selle saab täiesti eraldi uus toonik. See nulg on nii sitruseline, et see ei lähe nagu mitte kuuskede kategooriasse. Lovisa kuusk ja Kuressaare kuusk. Vähemalt 4 järgmist toodet. Iga asi tuleb oma nimega. Ükski ju ei lähe patta. Patta? Aga miks sa võiks minna? Patta, ei no patta nad ei lähe muidugi. Aga miks ta võiks minna? Osa sellest võib minna. You never know. Tähendab, me oleme selle pika vestluse saatel saanud teada, et pigem kuulame sinnapoole lauasse, kui me küsime, mis patta läheb. Ja muidugi, obviously, sest enne me ei teadnud või? Ei julgenud küsida. Väga lahe, aga mis meie järgmised üritused on? Gin Fest on ju kõige suurem on ju. Gini festival on 1. augustil. See on kinnitatud juba, et see on Kuressaare kuursaalis on ju. See on Kuressaare kuursaalis. Kas see kasvab ka natuke, rohkem tootjaid osalejaid tuleb? Kindlasti. Osalejad kindlasti. Ja. Ja kindlasti on, kuna me selle tootega siin näljas oleme, siis kindlasti on plaan luua sinna külge mingisugune osa alkoholivabadest jookidest ka. Kas te teate, kas keegi on veel millegi sarnasega välja tulemas või? Eestist ei tea. No ma ütlen, et tootjad Soomes? Ka ei ole kuulnud. Tegelikult jah. Ja. Skandinaavias on keegi olemas. Ma mäletan brändi Taanis proovinud alkovaba džinni just. Sest see ei ole ju alkovaba džinn, see on alkoholi... Võta džinnis... Still non-alcoholic spirit. Selles mõttes, et džinn kuulub 37 pluss kraadiga alkoholi. Tegelikult see siin on ka kamarikaala. Ja muidugi, see on esmane asi. Hästi tugevalt lausa, et sellepärast me räägime sellest kui nii-öelda alkoholivabast džinnist, mida küll me ei saa etiketile kirjatada. Võib-olla saaks teoorias, aga see oleks nagu see. See oleks nagu, eks ole see, just nimelt. Et jah. See kõlab seksikalt. Non-alcoholic distilled spirits. Hinge oleme destilleerinud. Aga Gini festivaliks on meil kindlasti ka uus alkoholne toode väljas. Kindlasti. 1 või 2. Üks kindlasti. Ja see saab olema ikka kohalikud taimed ja midagi väga erilist. Väga lahe. 1. august siis kõik Kuressaarde ja muidu... Telkimiskohti siis võib-olla väga palju meie hoovis ei ole, aga kui te võtate ühendust, siis võib-olla leiame. No võtame ühendust praegu siis. Nii, 2 telki broneeritud. Või sama... see on linnas ju. Ei tea, kuidas me sinna saame pärast.
kati juurde. Good mood food. Kati õue ikka, nagu terve suvi. Juuri sinna küll hakkama saab. Ja destilleerimisvabrikusse ka. Kus peale Kaif baari Lahendage džinni Tallinnas juua saab? No Kaif baar on muidugi esimene koht, on ju. See on nagu obvious. Kuskil mujal ei saagi. Juua kokteilibaarides päris laialt. Kodulehel on valik olemas, kus kõik me oleme olemas. Ikka vahel tuleb mingi müstilisi sõnumeid tuttavatelt, et Tarmo, ma olen siin uues baaris tööl, vaatan selja taha. Näe, pilt teie pudelist. Ma ei teadnud, et me seal müügis oleme. Selliseid olukordi? Selliseid olukordi tekib vahepeal, kui mingisugune suurem kett otsustab tõsta pudelid ringi, kui ta oma vahel. Et seda juhtub. Aga super. Suur tänu tulemast. Suur tänu. Väga meeldib oli. Väga tore Kaif käest tuli meil välja, nii et... Kristoga rääkisin äge. Kristoga rääkisime. Natukene sain. Palun vaadake siis üle kõik Lahendage tooted. Ülilahedad on kõik. Mina kui väga rahulik džinni armastaja täiega kaifin sellest kõigepealt. Aga gin tonic on ka absoluutne number 1 baarides praegu, sellega ei ole midagi teha. Võib-olla meie baaris mitte, sest meil on tekiilat ikkagi liikumas, nagu ka dissidendis. Seda me tegema ei hakka. Seda vist ei saagi vist väga teha. Tegelikult jah. Lasta jääda. Okei, aga sellega siis lõpetame. Lahendage on Facebookis, Instagramis, igal pool olemas. Veekontaktes. Päriselt? Te olete ju Venemaal ka. Ja Kaifime ka igal pool. Põhimõtteliselt 1. augustil jääb seda sama punti jälle koos ka Saaremaa. Ilmselt küll, jah. Võib-olla teeme ühe Kaifcasti outdoori. Te võiksite Kaifcasti sõidab maale. Jaa, muidugi. Super. Sõidab saarele. Jaa. Aga siis meil on mingis külad taate ja eita vaja. Küll tuleb. Korraldame. Vaja on siis leiame ära. Saab. Perfect. Aitäh teile. Aitäh. Ping, 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 ping.